muusikastuudio 15. sünnipäevakontserdile. Tervitagem tänase kontserdi õhtujuhte meie vilistlasi Maiken-Liia Aasamets, Karoliina Kallera ja Pille-Liin Kulman. Hea muusikastuudio pere ja võrratu publik. Milline rõõm on olla siin ja praegu ning tähistada meie oma armsa Helsingi Eesti muusikastuudio 15. sünnipäeva. Tänasel päeval laulab muusikastuudios 90 väikest ja suurt lauljat, kelle säravaid etteasteid me ka täna nautida saame. Teile esinevad pisikesed laulumängukooli lauljad, särasilmsed laulukooli tüdrukud, energiast pakatav muusikateatri rühm, säravalt särtsakas Helsingi Eesti naiskoor ning vilistlased, kelle südames on muusikastuudiol endiselt hea koht. Hea publik, muusikastuudio sünnipäev saab alata ja loodame, et toetate meie esinejaid täna eriti valjuhäälsete ovatsioonide ning aplausidega. Meil on suur rõõm kutsuda lavale meie kõige nooremad lauljad. Olge hea, laulumängukool! Kas teie mäletate, kuidas meie laulutöö algas siin muusikastuudios ka päris pisikesena? Mina olin näiteks 3.
ja mäletan väga hästi, kuidas ma istusin 6 aega lihtsalt vaikselt, ei teinud kaasa ühtegi laulu ega mängu. Siis ühel hetkel, kui julgesin hakata vaikselt kaasa laulma, mida rohkem ma hakkasin kaasa laulma, seda rohkem mulle hakkas meeldima see tunne, et minu hääl päriselt kõlab. Ja lõpuks kasvas sellest julgusest soov astuda lavale ka juba solistina. Kuid nüüd on aeg kuulata ja vaadata, mida arvavad meie tänased laulumängukooli lapsed laulmisest ja laulutundidest. Laulutunnis kõige rohkem. Aga mis su lemmik laul on?
laulumängukooli lauljatele. Sünnipäevakontsert sai sisse väga julge ja naerusuise hoo. Muideks, ma mäletan päris hästi enda esimest esinemist. Ma olin äkki 6-aastane ja teate, see tunne olla suurel laval prožektorites säras, see oli nii lahe ja kuidagi nii erinev, et teate, peale seda kontserti, ma mäletan, mul oli kohe selline küsimus, et aga kuna see järgmine kontsert meil on, tahaks nagu veel ja mul on tunne, et meie pisikestel väikestel on täna täpselt samasugune tunne, nii teeme neile ühe julgustava aplausi veel. Kuid nüüd on aga aeg kutsuda lavale pisut suuremad laululapsed, kes laulavad juba laulukoolis. Kuulame ja vaatame, mida laulukooli lapsed on rääkinud muusikastuudios. Laulaa laulukoodissa on väga tore õppida uusi laule ja laulda. Õppida laulma. Hea õpetaja. Mul võib laulda ja mängida. Laskem laulda. Kuulid. Helset hääl. Laskem laulda. See on tore. Kõigil oma. Helset hääl. Tore. Lõbus. Naljakas. Tore. Tore ja naljakas. Ilus. Ilus ja naljakas. Lahke. Tore. Ilus. Lahke. Tore. Naljakas. Lahke. Ilus. Naljakas. Sõnade õppimine. Raske. Kõik vaatavad. Mulle meeldib laulda. Mulle meeldib, et seal on nii palju rahvas, kes plaksutavad sulle. Mulle meeldib liigutused sellest. Palju õnne muusikastuudio! Kogu maailm minu pilli
esinemine. Anna Eidekõrv. Laulda. Ja minu jaoks on kõige edekam võib-olla see, et me saame nagu laulda ja tantsida samal ajal ja meil on nagu erinevaid mänge ka kontserteid ja vahest oleme ka mõnes videos. Mulle meeldib see helisev hääl. Mulle ka meeldib see. See on siukene catchy ja siukene lahe. Jah, just. Lõbuks. Võib-olla laskem laul. Ja siis Annikal on see helisev hääl. Ma arvan, on pidupäev. Kui on igav. Tore, ilus ja tore. Elu täis. Ta on väga tore ja siis alati, kui me laulame, niin siis ta teeb ka nagu rasked asjad nagu lõbusaks. Ja siis ta teeb erinevaid nägusid ja ägedaid nägusid ja siis ta näitab kõiki rõõmsat. Ja ta on alati väga rõõmus ja lahke. Tore, et ammuema. Tore, sest ta teeb nagu kõik ise ka kaasa. Hea ka oli mind ju. Energiline ja selline särtsakas. No ta on selline natuke naiamees. Silverman. Paras. Ta on üsna paras. Paras. Jah, just paras. Sobiv. Väga paras. Natuke nagu selline, nagu su süda nagu tundub, et kõhu sees on nagu need lipikad, aga kui see on väga suur, aga no nagu tundub väga, et sa oled nagu valmis esinema ja nagu tundub väga toredalt. Vahepeal, mul on küll normaalne tunne, et ma ei häbene midagi ega mitte midagi. Mina ka ei häbene midagi. Et selles mõttes, et on ikka tore esineda teistele niimoodi. Et siis saab näidata, et millega on nagu tööd tehtud ja nagu, et siis nagu on nagu tore lihtsalt esineda teistele. Palju õnne muusikastuudios! Thank
on täitsa üks suur pidupäev. Saab syöa jäätist ja kommi, mängida sõpradega videomänge. Jah, ei ole kooli ega trenni. Noh, siis on ka need hallid päevad, kus ei ole mitte midagi teha ja on päris igav. Ja siis ema ütleb veel, et no ma ütlen ise midagi toredat välja. Kas sul vahel tundub, et on hirmus igav? Mitte midagi ei ole teha, mitte kedagi ei ole näha, mitte kuhugi ei ole minna maale ega linna. Kas sul vahel tundub, et on hirmus igav? Siis kui pole kooli, pole trenni, aina vaatan lakke tunnist tunni, ema keeras ehti aja kinni, kaablema sunni. Võta taskust välja käed, hüppa püsti diivanil, vaata ringi küll siis näed, kuhu jalad viivad sind. Meie ees on terve ilm, mänge täis on hoog ja õud, isegi kui taevas kilm, naeru täis on põud. Kas sul vahel tundub, et on hirmus igav? Mitte üksi mäng ei tundu lahe, õues sajab lund ja sajab lahe. Mida teha, olen kahe vahe, minna maale linna. Võta taskust välja käed, hüppa püsti diivanil, vaata ringi küll siis näed, kuhu jalad viivad sind. Meie ees on terve ilm, mänge täis on hoog ja õud, isegi kui taevas kilm, naer täis on põud. Võta taskust välja käed, hüppa püsti diivanil, vaata ringi küll siis näed, kuhu jalad viivad sind. Meie ees on terve ilm, mänge täis on hoog ja õud, isegi kui taevas kilm, naer täis on põud. Ega selles mõttes ongi niimoodi, et kui on igav, siis võib sündida geniaalseid ideesid või siis pööraseid mõtteid ja vahepeal ka uusi sõnu. Te ju kõik kindlasti teate seda tunnet, kui te tahate midagi jumalast ägedat öelda, aga lihtsalt te ei suuda mõelda õiget sõna. Siis tuleb kasutada fantaasiat. Ja nüüd meie mõtlesime jälle sihukese sõna välja nagu superkalifragilistik. Superkalifragilistikexpialidocious, sõna, mis mind sütitab, ei vaja palju mõist, kuigi selle lausumiseks vajab teisut oskust. Superkalifragilistikexpialidocious, no siis kui olin päris väike, olin väga vaikne. Isa mulle õpetas, et rääkida või kõike. Kuputasin ühe päeva ja siis lõiskasin. Kuulake, ma uue sõna välja mõtlesin. Siis superkalifragilistikexpialidocious, sõna, mis mind sütitab, ei vaja palju mõist, kuigi selle lausumiseks vajab teisut oskust. Superkalifragilistikexpialidocious, siis kui olin päris väike, olin väga vaikne. Isa mulle õpetas, et rääkida võib kõike. Nuputasin ühe päeva ja siis lõiskasin. Kuulake, ma uue sõna välja mõtlesin. Siis
palju säravaid ja vägevaid etteasteid oleme täna muusikastuudio laululastelt näinud ja kuulnud. Kui palju ilusaid lauluhääli, julgust ja puhast laulurõõmu on siin laval. Hea publik, kas olete minuga nõus? Proovime ühe korra veel, ma päris hästi ei kuulnud. Kas te olete nõus? Järgmisena ühendavad oma hääled muusikastuudio kõige pisemad, keskmised ja kõige suuremad laululapsed. Laskem neil laulda, sest ainult nii kasvab laulurõõm ja laulujulgus topelt suuremaks. Muusikastuudio on koht, mis ühendab laulmist ja muusikat armastavaid lapsi ning täiskasvanuid. See on paik, mis toob kokku eestikeelsed lapsed ja pered, aitab hoida meie keelt ja kultuuri ning annab võimaluse sellest rõõmu tunda läbi muusika. Aga kõige selle kõrval kingib muusikastuudio meile veel midagi väga erilist. Inimesed, kes võivad jääda meie ellu kogu eluks. Meie saime sõpradeks just siin, Helsingi Eesti muusikastuudios. Ja kuigi nüüd käime igaüks oma rada ning elame üksteisest kaugemal, toob sõprus meid jälle taas kokku. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on teil ja ilma
olnud üks komme igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käedel anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 2 kätt, olen kallistaja. Ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käedel anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Sest nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Eesti naiskoor, ta ühtehoidev, sõbralik ja koostööd. Sättikas, vägev, lõbus, energiline, rümpsameelne. Ohtne, üllatust täis. Särtsakas, kokkuhoidev ja humoorikas. Naljakas. On, selles mõttes ta oskab joke'i teha, et see käib see nagu see töö ja naer käib käsikäes kogu aeg. Hea. Lahe. Eriline. Milline, omadus sõna. Minu arust Eesti mees. Normaalne Eesti mees. Temaga jääb kunagi igav. Energiline ja suudab naisi ohjata. Ma arvan, et see on üks ema. Ja seda ikka kõigil meestel ei ole.
tupirampuka, jampa rinka, rimpa hiroparam, suppani tupirantillantuka, jampani stillani, muuta hutullaan, dumpati dumpaa, limpats tullaan, nimikati tullaan, rimpati rumpan, ripitits tukkan tillanka. Jansaki saa parillas, killava teijani tullaan, meijani tukka, jompparimpa lava teijasi tullaan, lava tavi tulijan tillanka. Parillas, killan teijani kulma, lava tuijani kulka, nubi teijani kulma, lava tillas, killan teijanta. Sen oli just ja soidon jälkeen, sain minä kertaa sekkytteen. Jämi ääntästi jälkeen ja leepari valtaa nykkytteen. Minä sanon lievälle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hilaijasta laitan. Salivili hipput, tupput, täppy, läppyt, tipput hiljalleen. Muorille sanon, joka tukkee suusien ruppes, servetös takkoos. Terveenä pääset, kun korjoo luusia, määt sillä nurjuus makkoomassa. Aivitella poikoo, säkki nyys vaikkaa, sappivoja huppii, laijasta laitan. Salivili hipput, suppili, täppy, läppy, tipput hiljalleen. Sen minä sanoin, jotta purraa.
teate, et ühes aastas võime me kogeda 525 600 hetke. Ja neid ilusaid hetki on muusikastuudio 15 aasta jooksul kokku kogunenud lausa 7 884 000. Vau! Ja kas te tahate teada, kui mitu laulu on muusikastuudios 15 aasta jooksul lauldud? Ma ei tea, kas sina tead? Ma ei teadnud. Neid on kokku 1086. Vau, appikene. Aga arvake ära, mitu lauljat on 15 aasta jooksul muusikastuudios laulnud? Sa tead? Mina tean. Neid on kokku 569. Meiega on liitunud tänasel muusikastuudio sünnipäeval ka vilistlased. Neil õnnestus tulla täna ka seda tähistama koos meiega. Neil kõigil on kindlasti ka paar ilusat ja tähtsat mälestust muusikastuudiost. Kas võiksite jagada meiega, mis on olnud teie jaoks üks tähtsamaid hetki? Minu jaoks neid tähtsaid hetki on olnud väga palju, kuid on siiski üks, mis on jäänud mulle eriti meelde ning see on laulupidu. Laulupidu, ma arvan, et meil kõigil on laulupidu väga-väga eriline hetk, vähemalt minu jaoks. Aga kas sul on mingi hetk, mis tõesti on olnud nii särav, et on jäänud meelde? Minu jaoks lauldes teiega ei olegi olnud mingit hetke, vaid on olnud tore lihtsalt kõik koos laulda. Aitäh teile, armsad vilistlased. Aitäh. Kõlagu laul Armastuse aastaajad.
oleks aeg pisut ka teil jalgu sirutada ja meie lauluga liituda. Nii et palun tõuske püsti. Tõusame. Julgelt! Sirutame jalgu, sirutame. Eesti rahvas on ju teada-tuntud laulurahvas ja meile kõigile meeldivad laulupeod, kus tuhanded lauljad ühendavad oma hääled. Tõuskem püsti kõik ja loome siin ja praegu ühe vägeva sünnipäevalaulu muusikastuudio auks. Meie siin laval oleme eeslauljad ja teie ülesandeks on kõike kuulekat järgi teha lauldes. Aga nüüd oleks meil laulule veel vaja ka üht mõnusat biiti. Ja meil muusikastuudios on ju täiesti oma biidimeister olemas. Martin, palun tule appi. Pane biit käima. Üles unimütsid. Selga särk ja jalga püksid. Aeg on ärgata. Kas siis pole märgata? Kõik koos! Käes on sünnipäev. Pange helisema kellad. Laulma õed ja laulma vennad. Isa teemad plaksutama. Memmetaadid patsutama. Käes on sünnipäev. Laulge nii ja laulge loo. Laulge tra-la-la-la-la. Suuri trumme põristage. Tamburiine kõristage. Ja kõik koos! Käes on sünnipäev. Aitäh, Martin! Vau! Meie uus talent. Suur tänu. Nii, tead, nii äge on teiega koos laulda. Vau. Aga nüüd jõuame meie kontserdi viimase lauluni. See on eriline hetk, sest see laul on kirjutatud meie Annika poolt. Meie muusikastuudiole ja täna saame me kõik osa selle laulu esmaettekandest. Las see laul kannab endas meie 15 aasta rõõmu, sõprust ja lauluteed. Helisege meie muusikastuudio hääl! Laulun teille
aitäh, aitäh, aitäh. Armas muusikastuudio, suur kummardus, suur kummardus teile, armsad lauljad. Siin me siis oleme 15-aastased ja tunne on ülev ja väga-väga eriline. Me tähistame oma 15. sünnipäeva täna laval, lauldes täiel rinnal, nii suured kui väikesed üheskoos. Ja tänane sünnipäev on sellepärast ka eriline, et viimane sünnipäev suurel laval oli meil, kui me olime 5-aastased. Aga me saime vahepeal ka 10-aastaseks. Aga 10-aastased olime me siis, kui maailmas oli koroonaepideemia. Ja siis me laulsime videos. Aga kui suur ja ülev tunne on saada publiku kontakt ja laulda teile, päris inimestele, kas olete minuga nõus? Et see on midagi muud, et me oleme nii tänulikud ka teile, armsad pered, et te toetate ja armas publik, kõik sõbrad, kõik, kes te kannustate meid, käite meie kontserditel ja tahate osa saada muusikastuudio muusikast ja muusikarõõmust, siis me oleme teile väga-väga tänulikud selle eest. Aga publiku tungivalt soovin, läheb siis kordusele veel üks kord. Helisegu kõigi meie hääl. Meie Helsingi Eesti Naiskoor soovime ka sõna võtta. See on see keskele. Nii. Silver, sa võiksid ka nagu siia poole tulla väga lähemale. Ma loen teile, me tegime teile sellise väikse mälestuste kogumiku. Saate kodus õhtune juttu üksteisele ette lugeda, mõelda meist. Ja väike teksti, väike luuletus siit loen ette teile. Helsingi halli taeval seisab paik, kus muusika ei ole lihtsalt heli, vaid kodutunde teine nimi. Aitäh teile. Aitäh. Enne kui ma selle väikse sünnipäevakingituse teile laulukooli laste ja vanemate poolt üle annan, siis ma tahan öelda, Annika ja Silver, te olete mulle väga-väga kallid. Ja see on tohutult südames suur rõõm, et olete leidnud tee siia Soome ja te teete koos seda meie lastega. Sest need samad väiksed neiud, kes siin seisavad, mitte kaua aega tagasi, nad olid pisikesed ja alustasid seda muusikateed koos teiega. Ja vanemana kõrvalt näha seda rõõmu, naeru, lusti, seda, kuidas nad on õppinud esinema, kuidas nad on õppinud ennast väljendama. See on andnud nii palju ja nad saavad teha seda siin Soomes oma emakeeles. Suur aitäh teile. Ja nagu selles viimases laulus, ma hakkan nutma, aga nagu viimases laulus on üks rida, mille sina, Annika, tänaseks õhtuks kirjutasid. Helise hing, ma hüüan helise hing, su süda kutsub mind. Ja seda helina me peame hoidma. Aitäh teile. Aga ennem kui me päris nüüd nutuga siit hakkame minema, võtame siis ikkagi laulu veel üles, eks ju. Las see hing heliseb ühe korra veel. Palun muusikat. Laulun teidän
tänud veel kord kõikidele rõõmsa sünnipäevapeo eest ja nüüd me palume väga, et me saaksime teha ühe rühmapildi laval ja siis me võtame kõik meie lauljad kaasa ja läheme sööme veel ühe natuke sünnipäevatorti, kui te pahaks ei pane. Tore, aga võtame mõned fotod samaaegselt, kui me nüüd kõik siin oleme ja tuleme kokku poole.